erialalt onkoloog ja lisaks Regionaalhaigla vähikliiniku juhataja. Mina olen Tiia Treimann-Tihvert, mina olen patsient ja minu raviarst on olnud Helis Pukker. 4. veebruaril me tähistame rahvusvahelist vähivastase võitlemise päeva. Inglise keeles kõlab see World Cancer Day, mida juba traditsiooniliselt tähistatakse väga erinevates riikides üle kogu maailma ja erinevate üritustega, et just juhtida tähelepanu vähihaigusega kaasnevatele probleemidele, mis ei piirdu ainult ravivõimaluste või kaasaegse ravi kättesaadavuse ja rahastusega, vaid ka erinevate toetus- ja taastusravivõimalustega alates juba diagnoosist kuni raviperioodi ja ka selle järgsesse aega, et vähihaigusest tervenenud patsiendid saaksid oma elukvaliteeti hoida ja taastada. Selle aasta üheks pealkirjaks või siis teemaks on Close the Care Gap, ehk siis olenemata sellest, kus sa elad, millises vanuses sa oled või millised on sinu materiaalsed võimalused, kui suur on sinu lähedaste ring, kes on valmis sind toetama, kõigil peaksid olema tagatud sarnased vähiravi ja toetusravi võimalused. Sellesse ringi peavad kuuluma kindlasti ka patsiendid ja nende lähedased, sest kus me muidu teame, mida patsiendid vajavad ja millega kokku puutuvad raskesse haigusesse haigestudes. Regionaalhaigla vähikliinikus me tähistame esmakordselt sellist päeva 4. veebruaril ja pöördusime just nimelt tänase vestlusringi teemade ja küsimuste valikuks meie patsientide poole. Fookus on patsientidel ja nende lähedastel. Pöördusime nii Regionaalhaigla patsientide nõukoja liikmete kui ka Läänemaa ja Saaremaa vähiühingute poole, et koguda kokku patsientidelt saadud sisendid ja küsimused. Tiia, kas sinu lugu, mis algas aastaid, isegi rohkem kui aastakümneid tagasi, mismoodi see kulges, kuidas sa ennast tundsid, kui sa diagnoosi said, kus sa abi said? No võt, minu algus oli ju see, et ma oma trauma sain mingi 20 ja pluss tagasi, eks ju. Ja see oli nagu pealtnäha tühine jalaväänamine, aga see jalg ei tahtnudki paraneda. Ja eks ma siis mõnda aega olin omal Haapsalu haiglas, jälle saime paremaks ja lõpuks oli diagnoos, et ma peaksin pöörduma nüüd onkoloogi poole. See oli minu jaoks muidugi suur üllatus, sest ma mõtlesin, et nii need asjad ometi ei käi, et nii noorel inimesel sellised asjad ju ei juhtu, aga paraku ta niimoodi oli. Ja eks see hirm oli tegelikult suur. Vähe sellest, et kogu aeg oli juba eelnevalt lõigatud, aga mis need ravid edasi endast ette kujutavad, seda ma ju ei teadnudki. Ja see hirm on veel suurem kui see, et sa tead, et sul lõigatakse midagi, sa paraned, aga mis see pikem ravi on, vot see oli, ei osanud arvestada üldsegi. Ja mul oli ju siis toona juba ka laps olemas, väike laps, ja kuna oli vaja Haapsalust ju ravil käia, siis sellel ajal, nüüd siis 20 aastat tagasi, ei olnud see transport ikka nii hea, et ma oleks võinud käia seal ravil siis ütleme mingi väheste kuludega, et sel hetkel ma ju ka enam ei töötanud. Ja et kõik need hirmud, et kuidas ma saan lapsega hakkama, kuidas ma saan selle raviga ühele poole ja niimoodi, et kõik minu, ütleme siis, kõik need sotsiaalsed tingimused väga ei muutu, et mismoodi ma sellega hakkama saan. Aga selleks on ainult nagu oma pere, et tegelikult ikka väga palju muutub. Ja tol ajal ei olnud sellist tugevat ütleme siis tiimi ka kuskil lähiümbruses ja pädevamaid inimesi, mis nüüd tänapäeval on ikkagi hoopis teine, eks ju. Et nüüd on juba teabetoad, arstid räägivad sinuga rohkem diagnoosidest ja sul on siis ka, ütleme, need ühingud, kus on siis kõik sinuga üsna sarnased inimesed oma kogemustega, et nad võivad ka siis sind toetada ja aidata ja samamoodi ka, ma ei tea, haiglas toona ei olnud ka sotsiaaltöötajaid isegi. Et see oli väga-väga raske tol hetkel.
kindlasti ja kõikide nende teemadega, mis sa praegu välja tõid ja lisaks nende küsimustega, mis me saime vähipatsiendilt ja nende lähedastelt, me tuleme vestlusringi. Aitäh kõigile, kes selle üleskutse vastu võtsid ja küsimused teele saatsid. Tere tulemast kõigile meie tänasesse vestlusringi. Mul on äärmiselt hea meel, et meiega on täna patsient. Tiia leidis aja ja võimaluse meiega ühineda ja on valmis rääkima oma kogemusi ja ka Läänemaa vähiühingu patsientide ja nende lähedaste kogemusi ning korjas ka kokku küsimusi, mida me täna saame üheskoos arutada. Meiega on doktor Kadri Putnik, onkoloog, et rääkida sellest, milline on praegune vähiravi võimalus Eestis, milliseid tehnoloogiaid ja uusi ravimeid me kasutada saame ning mis on meie tulemused. Tere tulemast ka psühholoog Anni Kuusikule. Mul on väga hea meel, et sa leidsid aja ja soovi meiega ühineda. Saaremaalt on meil samuti patsientide ja nende lähedaste esindaja Siiri, kes aitas omalt poolt kaasa ka küsimuste ja probleemide kokkukorjamisega, nii et fookus on meil täna tõeliselt patsientidel. Ja tere tulemast doktor Imre Rammul. Me räägime üle mitmete aastate jällegi teemal vähipatsient, raviaegne ja ka ravijärgne seksuaalsus. Kadri, teeme alguse sinuga, et kui me räägime kaasaegsetest vähiravimitest ja ka vähiravi võimalustest, siis üsnagi sageli on fookuses just vähiravifond Kingitud Elu. Aga erialaühendused koos Haigekassaga töötavad iga-aastaselt uute ravimite kättesaadavuse ja turule toomise ja patsientideni toomise nimel. Et millised on praegu vähiravi võimalused Haigekassa kindlustatutele ja mis me nende nii ravimite kui ka erinevate raviviisidega saavutame? No eks see vähiravi kättesaadavus Eestis ja ütleme see vähiravi filosoofia tegelikult, kui me võtame siin just patsiendi näitel, kes toob oma näite 20 aasta tagusest ajast, see filosoofia on oluliselt muutunud juba väga patsiendi seisukohalt, see patsiendi kesksus. Lisaks on sellega, et selle aastatega on oluliselt ka muutunud ka vähiravi üldiselt. On muutunud tehnoloogiad, on oluliselt täpsemaks läinud kiiritusravi meetodid, nad on läinud praktiliselt ikkagi millimeetri täpsusega, samuti on ka kirurgiline ravi läinud järjest nagu säästvamaks. Ja kui rääkida nüüd süsteemravist, keemiaravist, siis ka seal on väga palju selliseid uusi ravimeetodeid juurde tulnud, tänu millele patsiendid saavad ka selle haigusega koos elada. Aga jah, et see kõik see filosoofia on muutunud juba just selle tõttu ka, et 20 aastat tagasi justkui nagu patsient oli nagu see diagnoos. Praegusel hetkel on patsient koostööpartner, kelle arvamust kuulatakse, kelle muresid mõistetakse laiemalt, mitte ainult see diagnoosi kood. Kuidas sa hindad just ravimite ja tegelikult ka kiiritusravi tehnoloogiate koha pealt, et mis see Eesti olukord on? Kuidas me võime öelda, kas me oleme Euroopaga samas sammus, kas me oleme maas, kus on meil see koht ja need võimalused, mida meil oleks hädasti täna juurde vaja? See on selles suhtes on ikkagi nii ja naa, et suures plaanis ma saaks öelda, et me oleme heas seisus. Meil on solidaarne meditsiin, kui me räägime siin praegu sellel päeval ka sellest, et meil peaksid olema kõikidel patsientidel võrdsed võimalused, siis me räägime sellest, et Eesti Haigekassa kindlustatutel, olenemata sellest, kus nad elavad, on tegelikult ravivõimalused täpselt ühesugused, olenemata sellest, kus nad elavad.
aga nüüd, kui vaadata ja võrrelda ennast tõesti rikkamate Euroopa riikidega, siis võib-olla need sellised uuemad ja kallimad, innovaatilisemad ravimid tulevad meile kättesaadavaks mõningate viivetega. Tehnoloogiat, ma arvan, et meil ei ole põhjust häbeneda. Võib-olla on lihtsalt see, et seda kättesaadavust veel laiendada, et seda oleks vaja veel arendada, aga ma arvan, et suures plaanis meil ei ole põhjust häbeneda. Et tegelikult me saame pakkuda patsientidele nii bioloogilist ravi, me saame pakkuda päris mitmetes paikmetes ka seda uut immuunravi võimalust, mis annab järjest uusi lootusi ka juba kaugele läinud haigustega, et võita juurde aega, võita juurde eluaastaid. Kas Tiia oleksid nõus meiega jagama seda poolt oma teekonna algusest väga noore naisena? Et ühelt poolt raviviisid, ravivõimalused olid siis hoopis kitsamad kui täna, aga kõikidel nende ravidel ja nende läbitegemistel on päris kindlasti ka väga tugev selline psühholoogiline ja vaimne pool, mis tuleb paratamatult kaasa tervele selle teekonnale. No vot, algus ju ongi niimoodi, et esiteks on nagu teadmatus, et mis sinuga nüüd nagu edasi toimib või mis sinuga sünnib edasi. Ja siis, kui sulle juba vaikselt hakatakse rääkima, mis ravid sind ees ootavad, siis tekib juba väike hirm, et kas ma saan sellega hakkama. Et kui on situatsioon, nagu minul tookord oli, et ma kasvatasin üksi oma last, siis ma ju kaotasin kõigepealt oma töö, siis ma mõtlesin, et kes siis hakkab minu lapsega kuskil käima, teda lasteaeda või kooli viima, et kõik niisugused pisikesed probleemid ja see tegi ka nii ärevaks, et ma vahepeal lausa mõtlesin, et kas selle kõigil üldse mõtet on. Et ütleme, päris nii dramaatiline see ei olnud, aga ma tõesti mõtlesin, kas sellised katsumused ongi nagu normaalsed või. Ja eks need esimesed pisarad tulid mul alles siis tegelikult, kui tuli see teadmine, et tegelikult me peame selle jala siiski ära võtma. Et siis tulid mu esimesed pisarad ja siis mõtlesin, et mismoodi see elu siis minuga veel muutub. Et kuidas ma siis saan üldse omi asju veel edasi teha. Et korraga oli see maailm nagu täitsa kildudeks või. Ja mõnda aega ma olin siis, ma võin öelda vist isegi apaatne või et ma ainult magasin ja kuna ma ikkagi olin väga-väga tihti olin haiglas, siis haiglas nagu personal vaatas, et vist ei ole väga okei see inimene. Et nii kui jälle arst tuleb, jälle ma tõusen püsti ja lõpuks mulle siis kirjutati antidepressandid. Et ei tule toime see inimene võib-olla selliste katsumustega kohe ise. Tugi on kindlasti vajalik ja loodame, ja me teame ka, et täna me oleme suutelised seda hoopis enam pakkuma läbi oma palliatiivravi ja otse loomulikult ka läbi Vähiliidu ja Vähiliidu ühingute erinevates Eesti kohtades. Et Siiri, et sina tuled Saaremaalt. Kui ärevad on patsiendid, kui ärevad on nende lähedased? Millised on sinu kogemused? Just ärevuse aspektist. See ärevus ilmselt elukohast vast ei sõltugi. Et vähiga võitlev inimene on ärev. Saame rääkida sellest, mil viisil ta on ärev, et millised mured ja stress kaasneb diagnoosi ootamisega, mis saab siis, kui diagnoos kinnitatakse. Mis toimub inimesega siis, kui ta ootab ravi algust ja siis väga selgelt joonistub välja see mure ja hirm ja ärevus, mis tekib, kui aktiivravi on lõppenud ja inimene just nagu peaks oma tavaellu tagasi pöörduma. Aga see elu ei ole päris see, mis ta oli enne raviga alustamist. Lähedastel on omad hirmud. Alati on nii, et juba diagnoosi oodates inimese elus on kõik värvid.
elu pakub erinevaid väljakutseid, pakub erinevaid rolle, ta saab oma diagnoosi ja ta peab muutma kõike. Muutuvad kõik tema rollid, ravi tagajärjel muutub minapilt. On olukordi, kus lähedasel on võib-olla isegi keerulisem seda tuge pakkuda, sellepärast et ta on ju kuidagi kõrval ja võib-olla päris täpselt ikkagi ju ei tunneta ka kõike seda, mida patsient läbi teeb. Et nende mured on natukene teiselaadsed, sõltuvad alati sellest, kui lähedased on olnud suhted, kui palju üldse omavahel räägitakse ja siin on ka patsiendid on väga erinevad. Mõni ei soovi oma lähedastele üldse mitte midagi rääkida, teine soovib iga võib-olla aistingut või tunnet või muremõtet jagada. Tuge vajavad kõik. Anni, millised oleksid need nõuanded, millised oleksid need abivahendid, kuidas seda ärevust, mis tuleb alates juba diagnoosi kahtlusest, eks ole, siis sellest ootamisest, mida vähipatsiendid suhteliselt sageli teevad, ootavad uuringute tulemusi, ootavad diagnoosi, ootavad edast raviplaani, mõnikord ootavad arsti ukse taga ka. Et kuidas ennast aidata ja kuidas aidata oma lähedast sellises ärevas olukorras, mis teinekord kestab päris pikalt? Ja vahel ootad ka uuringu ajal. Uuringud on mõnikord väga pikad, eks ole. Et kui ma mõtlen ka hiljuti siin olles psühholoogina, olen ka mingis mõttes ise patsiendina ja olen ka oodanud hiljuti nii diagnoosi kui uuringu ajal ja tegelikult rakendanud neid samu nõuandeid, mis ma mõtlesin jagada ka teiega, et esimese asjana ärevus on väga loomulik tunne ja peabki olema mingis mõttes olukordades, kus on oht. Ja oht võib olla reaalne, aga sageli oht on ka palju meie mõtetes. Pähe võib tulla hunnik igasuguseid katastroofi mõtteid, hirmutavaid mõtteid. Ja see ei ole ainult seotud vähihaigusega, vaid ka eluga laiemalt. Et üks asi, mida me saame teha, on hakata tähele panema, et mis on reaalsus ja mis on minu mõtetes. Ja mõtted ei ole faktid. Nad võivad olla, aga nad ei pruugi olla. Ja see aitab ka tegelikult lähedasi. Kui ma ise olin vähihaige lähedane, siis see oli minu jaoks samamoodi selline uskumatu hetk, kui ma avastasin, et suur osa minu ärevusest lähedasena tuleb sellest kõikidest hirmutavatest mõtetest, mis mul on oma lähedase enesetunde suhtes, et äkki ta kannatab emotsionaalselt. Ja oskus nii-öelda märgata, nimetada neid mõtted, et praegu need mõtted on kohal ja need mõtted tegelikult hirmutavad mind, minu enda sisekõne hirmutab mind. Ja ma võin jätta need mõtted rahule. Ja me ei saa mõtteid pidurdada ega kontrollida pähe hüppamast, me ei saa takistada seda, aga me saame teha seda, et me nihutame tähelepanu kuhugi mujale. Ja see mujale võib olla see, mis mind toetab. See võib olla mingi tegevus, see võib olla midagi meeldivat. See võib olla see, et ma näiteks helistasin oma lähedasele, püüdsin aru saada, et mis ta siis teeb parasjagu, kas ta tõesti on nii halvas seisus, nagu minu peas need kõik õudsed mõtted olid. Ja siis selgus, et need mõtted ei vastanud absoluutselt tõele. Nii et mõtteid saab järgi ka kontrollida, küsida, et kas see mõte on reaalsusega kooskõlas või ka isegi kui ta on, kas see abistab mind, kas see tegelikult mind aitab. Ja ärevuse puhul teinekord, kui ärevus on seotud ohuga, aitab see, kui ma küsin, mida ma saan teha, et sellega toime tulla. Ja mõnikord meie peas on selline kriitiline ja hirmutav sisekõne, mis ütleb, sa ei saa nagunii hakkama, see kõik võib olla nii õudne, kõik läheb kindlasti halvasti.
et kui seda märgata, seda sisekõnet ja küsida, et kuidas ma võib-olla oma sõbraga räägiksin või kas ma saaksin ennast toetada või iseenda jaoks olemas olla, siis mind tõesti hiljuti diagnoosi oodates aitas see, kui ma endale ütlesin, et Anni, ma olen alati sinu jaoks olemas, ma olen alati sinu kõrval, ükskõik mis juhtub. Sinus on ressursid ja just kui ma lähen oma ärevale, hirmunud osale appi ja otsin seda, millega ma saan nagu ennast toetada ja julgustada. Ja teine asi, mis sa Siiri mainisid, on tugi lähedastelt või tugi ka oma igapäeva elutegevuste juurde minnes. Ja vahel saab lähedastele öelda, mida ma vajan. Et mõnikord lähedased tahtes lohutada ei paku tegelikult neid lauseid või seda, mida me vajaksime. Et selle asemel näiteks, kui öeldakse, et pole hullu, ära muretse, kõik saab korda, see ei pruugi meid lohutada. Et siis võib täiesti juhendada, nagu mina olen oma lähedasi juhendanud, et tead, ma tegelikult mind aitaks, kui sa ütleksid, et muidugi sa oled ärev, muidugi sul on hirm, muidugi sa oled vihane, see on täiesti okei, see on inimlik, ma olen siin või ma olen olemas või mida sa vajaksid. Nii et aga mida veel, üks väikene asi, mida veel saab teha, on tuua oma tähelepanu mõtetest näiteks millelegi, mis on selles praeguses hetkes turvaline või kindel. Helid, hingamine, jalataldadele keskendumine, kujutluses mingisuguse kujutlusse minemine, mis on kosutav või turvaline või kujutlemine, et mul on ümber inimesed, kellelt ma saan tuge. Või kas või kujutlemine, mida mind on aidanud väga palju, et ma kujutlen, et ma ei ole üksi. Et on kindlasti hunnik inimesi, ühte ma tean nüüd isiklikult, kes ka ootavad diagnoosi või teevad ravi läbi või on kellegi lähedased. Ja kujutluses just kui ma tunnen, et ma olen koos, ma ei ole üksi, sest üksinduse tunne on ka üks tunne, mida on raske taluda. Ja koos olemine ka vähendab ärevust. Mida teha siis, kui selline ärevus hakkab mõjutama intiimsuhteid ja mismoodi üldse võiks selle raske haiguse ja diagnoosi saamisel ja raviperioodil olla need intiimsuhted häiritud ja mida võiks ja peaks mõlemad partnerid arvestama, et lähedus säiliks? See kõik on muidugi väga palju ka konkreetse haigusjuhu taga kinni ja samas ka muidugi konkreetsete inimeste varasema ja käimasoleva suhte taga. Et siin nagu universaalseid abinõusid ei saa anda. Aga jah, et võib-olla esimeses faasis, kui on väga palju sellist informatsioonilist vaakumist, et seal isegi aitab väga palju selline ratsionaalne tasand. Et väga vähe selgitatakse, et see ravi, see haigusseisund, kõik sellega seonduv, et mis tähendus sellel on siis tulevase intiimelu jaoks. Ilmneb, et patsiendid vägagi tahavad teada, ka arstid, õed tihti ei lähe sellele laiale libedale teele, ühtepidi võib-olla ei ole alati neid teadmiseid piisaval määral ja teistpidi mõne jaoks on see teema ka natukene ebamugav. Nii et jah, et see on üks külg. Teine asi muidugi see, et tegelikult see ühekordne selgitamine alati ei aita. Et ma olen korduvalt ise olnud ka sellise situatsiooni ees, kus ma teen puust ette ja punaseks räägin patsiendile, ma ei räägi üldse onkahaigetest. Räägin kõik 3 korda ära, eest A ja tagast ette, siis ta läheb alla apteeki, ütleb, et doktor ei rääkinud mulle mitte midagi. Ehk siis, et tõepoolest, ma ei tea, siin veidike rohkem konspekteerimist, tõesti veidike rohkem rääkimist, võib-olla tagasisidet, et kas see oli arusaadav, no edasi. Ja 35 aastat olen ma seksoloogina töötanud ja mul on tulnud ka kohtuda õige mitmetel juhtudel selliste
patsientidega ja selliste haigusjuhtudega, kus siis patsient pöördub mingi seksuaalfunktsiooni häirega ja ta on nii sügavalt veendunud, et tal on pahaloomine kasvaja ja et see operatsioon on ainult niisuguse palliatiivse, kergendava iseloomuga. Ja samas, kui hakkad asja uurima, tuleb välja, et histoloogiliselt on tegemist healoomulise kasvajaga, ta ei ole lihtsalt asjast aru saanud, milles küsimus. Ja nii ta ongi, et ta on selle pinnal siis reguleerinud suhted oma abikaasa või partneriga, kogub puusärgi raha ja tegelikult aitaks väiksest selgitust ainult. Aga jah, et mis puudutab seda ärevust, siis eks kaunis oluline on teada saada, et mis on selle põhjuseks ja siis vaadata, et kas võib-olla esimese hooga siin aitab ainult selgitamisest ja võib-olla lähikondlaste pühendamisest või tuleb siis rakendada sümptomaatilist medikamentoosset ravi, et siis sellised ärevusreaktsioonid taandada, aga kui see on juba muutunud niiviisi autonoomseks ja väljunud selle konkreetse sümptomi või küsimuse raamidest, siis muidugi selgelt sageli lisandub sinna veel depressiivne sümptomaatika ja muud mured, nii et siis ikkagi nõuab väga sellist põhjalikku ja suhteliselt kauakestvat medikamentoosset sekkumist. Lisaks psühhoteraapia muidugi kõik muu. Millised need ravimite grupid või nende toimed, mida me tänapäeval kasutada saame, seda hästi palju patsiendid küsivad, et mis need oleksid? No, kui me nüüd lähme seda sama teed pidi, mis ma siin seletasin, et võib-olla esialgu on vaja lihtsalt neid ärevusreaktsioone taandada, ühtpidi psüühilisi ärevusreaktsioone, siis tulevad kõne alla bensodiasepiini, anksiolüütikumid, ühesõnaga sellised rahustuvad ained, mis valikuliselt pärsivad negatiivseid emotsioone, sellist psüühilist pingetunnet, nii edasi. Aga nendega on see häda, et need kipuvad vahel maitsema hakkama ja püsikululiselt ega nad ei anna ka siis alati efekti, kui see protsess on juba natukene edasi liikunud, ehk siis tulevad ikkagi järgmisena kõne alla antidepressandid, vahel beeta-blokkerid, ravimid, mis tegelikult nüüd on rohkem kardioloogias ehk tuntud, ehk siis sellised ravimid, mis ärevuse selliseid kehalisi väljendusi taandavad. Ja siis sinna kõrvale veel sõltuvana situatsioonist seda teist ja kolmandat, nii et see on juba selline individuaalne lähenemine, et milline see medikamentoosne sekkumine siis antud juhul oleks optimaalne. Kadri, kuidas sinu praktikas, kui palju patsiendid küsivad, et kirjutage mulle rahustit ja mul oleks vaja unerohtu ja... Tegelikult on see ikka väga sage, et kiputakse just ka seda unerohtu nagu jäämagi nagu selle unerohu peale lootma. Ja samamoodi ka siis nende lühitoimeliste ärevust kupeerivate ravimitega. Ja tihtipeale, kui ma näen, et see retseptisoov on juba korduv, et siis nagu tihtipeale räägime sellest, et kas antidepressant võib-olla oleks parem lahendust, sest ma näen, et see selline püsiv ärevus ja selline natukene, patsiendid on ise ka natuke hädas sellega, nad tunnevad ennast vahest nagu süüdi ja ütlevad, et ega ma tegelikult sõltlane ei ole, aga kui ma magada ei saa, et siis ma ei suuda siia kohalegi tulla. Et jah, et ütleme, et see hirm nagu antidepressandi ees on nagu justkui nagu kohati nagu suurem või see kuidagi nagu selline väikene valehäbi, et selle unerohu soov on kuidagi palju lihtsam tulema. Meiega on täna virtuaalselt ühinemas ka üks armas abielupaar, kellest üks on siis vähidiagnoosi ja vähiravi läbi teinud ja nad jagavad neid kogemusi, mida see nende jaoks tähendas ja kuidas nad teineteist selle teekonna ajal toetasid. See võis olla veebruar 2021, kui ma siis veel ei muretsenud, aga muretsema hakkasin, kui kogu see piirkond muutus valulikuks.
ja siis oli juba trenni kehva teha. Ning mul oli tulemas märtsi alguses vaktsiin. Ja siis ma sain märtsi algul seda valulikkust kurta oma perearstile. Ja ma veel mõtlesin, et ma olen täitsa rumal, mida ma räägin. Aga igaks juhuks ikka räägin. Ja jumal tänatud, et ma seda tegin. Et sealt see lugu kõik alguse sai. Ja siin ma nüüd olen. Me üritasime jätkata tavaelu, et selles mõttes, et väga suuri muudatusi nagu, et ei tahtnud teha, et pead ikkagi eluga edasi minema, aga loomulikult iga otsuse juures ja iga tegemise juures sellel oma mõju oli. Ja kõige väga oluline roll on see tugi ja see emotsionaalne pool, et muidugi et ravi pool sai jäetud ikka arstidele, aga mis nagu pere roll on kindlasti see emotsionaalne pool, et oleks nagu inimesel või kaaslasel siis see vaim tugev, et seda võitlust üldse läbi viia, et eks meie roll oligi see emotsionaalne pool, et toetada, leida neid tegevusi päevast või mis hoiab rõõmsana inimese ja et oli ilus aeg, kevad, suvi, tulev suvi, see oli väga hea ajastus nagu parimas mõttes ja ma pool naljaga ütleks kindlasti, et ma koristasin poole vähem ja ma lihtsalt lasin asjadel minna, mis enne mind hästi häirisid. Omad kiiksud, võib-olla tõesti sellise puhtuse koha pealt ja pseudoprobleemid. Ma lasin neil minna, aga see kõik juhtus niimoodi sammhaaval koos psühholoogiga. Et minul tuli koos diagnoosiga kohe mängu ka psühholoog. Ja tema on mind hästi palju aidanud, suunanud, andnud häid mõtteid. Ma õppisin elama selle uue olukorraga ja justkui isegi selle tükiga, sest et tegelikult ta oli tuntav suve lõpuni ikka, kui siis keemia teda vähendama hakkas. Et sa tegelikult tunnetada iga päev enda südame all. Mõnele võib see olla vaimselt juba hästi raske, aga siis homme on uus ilus päev, päike tõuseb, et ma mõtlesin kogu aeg vast nii, et ma ei ole nii teki jälle ära kadunud ja. No, et jah, et kaaslane kindlasti peab jääma tugevaks, et isegi kui on mingid mõtted ja mured ja tuleviku ees on mingid hämarad pilved, et ega siis seda ei tohi välja näidata, et seda võib kas või käia psühholoogi juures või neid mõtteid jagamas, aga et naise ees peab ikkagi olema tugev ja pigem seda emotsiooni ikka üleval hoida ja leida neid alternatiive ja võimalusi, et huvitavaid asju koos teha ja et ikka see aeg oleks ilus ja meeldiv. Lilled vaasis õitseks ikka ja loob head emotsiooni, kui hommikul lähed kööki ja ikkagist on lõike lillvaasis. Minul isiklikult küll, tema on mul hästi tubli lilletooja ja ma arvan, et ka see lastega tegelemine ilmselt natukene õppimine koos läks võib-olla rohkem siis tema peale, kui mul oli kehvem olla. On ikka olnud neid hetki ja unisemaid päevi ja et ma saan kõige väiksema lapse võtta, minna näiteks lõunaunne ja siis teised on ju tema peale, et siis, Aga kindlasti see haigus selles mõttes mingeid asju hakkab piirama, ja teatud asju ei saa teha, et mis just võib-olla enne inimesele positiivseid emotsioone pakkus, et siis võib-olla kaaslase roll oleks äkki siis aidata mõelda või leida siis alternatiive. Et mida võiks siis inimene teha, mida tõesti see haigus äkki piirab midagi, aga kindlasti sellega ei ole elu läbi, et on olemas ju muid asju, mida võiks teha või siis selle haiguse ajal, mida saab teha. Avastada midagi põnevat. Mina avastasin raamatu lugemise, aga see jäi mul enne aja taha. Nüüd ma lihtsalt leidsin selleks aega, aga tema võimaldas mulle seda aja. Et ma olen krimkad avastanud ja psühholoogia ja mulle väga meeldib raamatu lugemine ja käsitöö, maalimine. Ja siis ma juhuslikult ju kohtasin ühe kunstnikuga ja siis ma viisin nad Eglega kokku ja nüüd Egle tegeleb maalimisega. Et see oli samamoodi, et oleks jälle mingi väljund, midagi emotsioonidele, et oleks
väga positiivne emotsioon on näiteks maalimine, et iga inimene võiks siis sellise haiguse ajal, aga tegelikult ma ütleks ka muul ajal üldse peeglisse ikka vaadata ja iseendaga tuttavaks saada. Et minul on see kindlasti olnud suures osas selline aeg. Eks see aasta me oleme üritanud ikkagi päris mitmeid asju teha, mida me muidu ei oleks teinud, või oleks tulevikku lükanud. Eks neid käimisi ja tegemisi ja neid on ikkagi ka rohkem olnud, et just selle jaoks, et see teekond oleks positiivsem. Ikka. Kuni öelda seda. Käime rohkem külas. Ei ole nii, et meil ei ole aega, tead, võib-olla järgmine reede tulema. Ikka nüüd kohe siin ja praegu. Eglel on siin PERH-is väga tore psühholoog ja siis ka mind on mõned korrad sinna kutsutud. Ja eks seal on hea võimalus jagada oma mõtteid ja muresi või nagu ma enne ütlesin, kui need kõige mustemad pilved tulevad, et siis ei pea hakkama kodus seda kaasa sees lahkama, et siis see psühholoog on kindlasti see koht, kus saab seda käsitleda. Ja seal on ikka oma abi on kindlasti olemas, et kellel rohkem, kellel vähem. No kindlasti see võtmesõna on see tugi, et eks ja mitte ise langeda sinna masendusse ja et hoida positiivset emotsiooni ja võimalikult palju siis üritada seda just kaaslasele pakkuda. Et leida neid võimalusi ja hetki ja nautida seda aega ja olla toeks ja selle läbi siis innustada seda võitlust. Saame hakkama küll. Nüüd me läheme ärevusest täiesti teisele poolse vastandi juurde. Ehk nii nagu Tiia enne mainis ka, et ärevusele järgnes selline apaatia, soovimatus midagi teha, pigem see, et jätke mind rahule, ma tahan olla endaga. Ja samas on käimas ravid, ma pean pingutama, ma pean hakkama saama. Et kuidas siis oma mõtteid sättida, kuidas ennast mobiliseerida sellises olukorras, kus ma ei taha mitte midagi, aga ometigi peab? Anni? Ma arvan, et siin on võib-olla esimese asjana jällegi oluline tunnistada seda olukorda nii, nagu see on, et ma olen väsinud või ma ei taha mitte midagi ja see on ka okei. See võib olla ka, et ma ei ole selles ka üksinda. Et küllap seda rada on käinud ka teised minuga. Ja kuidas nüüd motiveerida ennast sellise heasoovlikkusega, mis võib-olla ei ütle niivõrd seda, et ära siis üldse tee, kui see on väga raske või mis siis ikka, vaid sellise, kuidas me nagu motiveeriksime oma sõpra võib-olla sellises olukorras, et muidugi sa oled väsinud või muidugi sa ei taha, see võib ka mentaalne väsimus olla. Et see on täiesti okei, aga ma olen siin, ma aitan sind, mida sa vajaksid võib-olla, kas sa vajaksid võib-olla puhkust või võtame samm korraga. Võib-olla ei mõtle sellele pikale eesseisvale rajale, vaid ma mõtlen sellele ühele sammule, mis on ehk jõukohane minu ees. Ja võib-olla ma saaksin midagi endale pakkuda, mis annaks jõudu või mis kosutaks. See võib olla midagi emotsionaalset, kohtumine sõpradega, ma ei tea, lemmikloomadega koos olemine, midagi, mis aitaks meil nii-öelda, mis annab meile rohkem, kui võtab. Ja vahel on paradoksaalsel kombel niimoodi, et kui korraks nagu lubada endal puhata ja olla selles väsimuses, siis kuidagi keha lõõgastub ja leiab selle jõu. Kui see, et ma hambad ristis pressin edasi või ma ka väga kardan seda jõuetuse või väsimuse hetke, vaid et sellised hetked on loomulikud. Need ei ole otseselt mingi viga ilmselt selles protsessis. Teil on ilmselt selles valdkonnas töötades rohkem kogemusi, aga ma kujutan ette, et midagi sellist mina mõtleksin ilmselt patsiendina jällegi kuidagi sellise heasoovlikkusega. Teha endaga rahu
ja Teha võtta endaga nii-öelda rahu. päev samm korraga või päev korraga, et Just, ja inimesed on väga erinevad, et kellele pakub rõõmu lihtsalt ka kas või toataim või mingisugune muu kosutav asi, see võib olla teiste inimeste koos, teiste loomadega koos, see võib olla füüsiline kerge liikumine. Ma arvan ka, et mis on oluline, et võib-olla kes on varasemalt olnud väga aktiivsed füüsiliselt, et leppida ka sellega, et võib-olla ma ei saa niimoodi enam liikuda, nagu ma liikusin, aga ma saan järgmised paar liigutust võib-olla teha. Mulle meeldis kunagi plektrumis Anu Säärits ütles, et alustage 3, tema ütles küll kätekõverdusest, need võib-olla on ka käivad üle jõu, aga see mõte mulle meeldis, et mis on nagu täiesti naeruväärselt lihtne füüsiline liikumine, mis mind kosutaks, mis turgutab seda keha. Ja vahel vastupidi luba endal puhata ja pikutada ja raamatut lugeda või kuulata raadiot või midagi muud. Kas selline olukord, kui on tõesti silmitsi raske haigusega ja vot see, et ma ei taha mitte midagi, ma tahan olla ainult iseendaga, kas see on normaalne, et huvi seksuaalelu vastu võib täiesti kaduda? Ja mida siis partner jällegi, kelle elukaaslane või abikaasa teeb seda kõike läbi, peaks omalt poolt tegema, et kõik saaks selle reaalne? Kui nüüd tegemist on meeleolu alanemisega, siis tüüpiliseks on ka see, et kõige muu hulgas on tahteaktiivsuse alanemine, siis lisaks kõigele muule ei taha kedagi ei kuulda ega näha, ei taha seksi ega luksi. Ja lisaks veel see kõrvits kirsi otsas, et käib ju kaasas ka anhedooni ehk siis võimetus nautida head toitu, head muusikat, head või halba seksi. Et nii ta paraku on. Ja kogu see protsess võib-olla selle asja juures, et seda kuidagi uuesti üles ehitada või kas või otsast peale ehitada, võib-olla mõnele inimesele ei olegi algusest peale selle seksuaalsusega kõik korras olnud. Et see ei peagi vältimatult olema nii, et see probleem on tekkinud just nimelt seda tüüpi haiguse ehk onkoloogilise probleemi foonil. Et siis jah, ühtepidi võib-olla see minapilt ja siis enesehinnang, et kui on mingisuguseid kas kasvalisest protsessist tekitatud füüsilisi probleeme või operatiivse sekkumise järgselt tekkinuid, on küllaltki palju siis võimalusi, et siis korvata seda tekkinud defekti või kuidas tahes seda nimetada või vajakajäämist. Ehk siis see on üks asi, aga teine asi on ka see muidugi, et tuleks niiviisi psüühiliselt sellega leppida. Et siin on jah, psühholoogidel lai mängumaa. Aga edasi tuleb ju selle protsessi juures seksuaalsoov, et kes saab sundida, kui ei taha kõndida, eks ole, et peab ju olema mingisugune väike säde. Ja ka seda asja annab sätitada, et on olemas sellised niinimetatud adaptogeenid näiteks, sellised ained, mis siis nüüd tõstavad organismi üldist toonust ja vahel ka siis seksuaalset toonust, et seal tuleb neid valikuid teha. Et tuleb võitlusvaimu juurde, et patareid ei ole nii tühjad ja võib-olla lööb natukene silmaga särama. Ja niiviisi step by step tulebki edasi minna, kui on probleem orgasmiga, siis tuleb vaadata ravimite menüü üle, kui on midagi seal sellist, mis võib-olla ei lähe selle seksivärgiga päris hästi kokku, vaatame teise. Samuti on võimalik siis rakendada selliseid ravimeid, ka naiste puhul näiteks, mis siis tõstavad sellist seksuaalset reaktiivsust, et jutt ei ole nüüd sellest salapärasest roosast Viagrast, aga tõsi, mis tõsi, et erektsiooniravimid mõningatel juhtudel näiteks aitavad naistel ka
naistel on kuskil 80% erektiilisest kohest, mis on mehel umbes esindatud, ainult peidus on. Ja seetõttu siis seda tüüpi ravimid võivad aidata ja nii edasi ja nii edasi. Kui patsiendi seisund lubab, naistel ka võimalik kasutada meessuguhormoone. Teataval määral on need sellised võib-olla põhinäidustuse või välised väljakirjutused, off-label väljakirjutused, aga on jah võimalik ka medikamentidest abi saada ja kui sinna juurde tuleb natukene nõuandeid nii partnerile kui siis patsiendile, siis võib ühel hetkel olla küll nii, et probleem on unustatud. Ja no liikumine, eks ole, et kui jääda nii-öelda kas siis tugitooli või päris sinna patjade najale, et siis see kindlasti selline apaatsus süveneb, et liikumine, mõõdukas füüsiline tegevus loomulikult sõltuvalt sellest, mis on hetkeseisund ja olukord, aga tõenduspõhiselt on meil isegi olemas kinnitus, et füüsiline aktiivsus parandab ravitulemust. Mitte vaid, iga organismi funktsioon nõuab natukene vunki taha, kui seda ei ole, tiksub maha. Just. Ja siis vahel on see käima jooksmine natukene raskepoolne. Jah, aga kui juba samm-sammult hoida niisugust mõnusat väikest koormust ja füüsilist tegevust, et see võiks kindlasti tulla üsna mitmel puhul nii vaimule kui seksuaalsusele kui ka ravitulemustele ja üldisele enesetundele kasuks. Et palusime regionaalhaigla füsioterapeudil Karin Kalvetil näidata ette ühe sellise valiku harjutustest, mis võiksid olla kohased kõikidele patsientidele ja miks mitte meile endile ka. Oleme täna siin Sõle tänaval regionaalhaigla taastusravikeskuses Uhi uutes ruumides. Arusaadavatel põhjustel võib haigus aktiivset joont madaldada, aga miks siiski peaks tegema trenni? Kui palju peaks treenima? Siin kasutaksin filmiklassikute sõnu, et kui tervet rehkendust ei jõua, tee pool. Ehk püüa olla nii aktiivne kui võimalik, vajadusel kasuta abi ja samamoodi võib ka abivahendeid kasutada, et nii liikumiseks kui igapäevaseks toimetulekuks. Mis võib liikumist ja aktiivset eluviisi takistada? Siin on palju tegureid, mis võivad mõjutada seda, et üks suur põhjus kindlasti on motivatsioonipuudus. Tuleb leida motivatsioon, et miks ma peaksin liikuma enda jaoks selgeks teha. Hästi palju aitab kaasa pereliikmete toetus, koos tegemine, samamoodi hästi efektiivne on juhendatud treenimine, et see on ka, teadusuuringud on tõestanud sellist nüanssi. Millal võib vajada taastusravi arsti ja füsioterapeudi abi? Kui on käes või jalas tursed tekkinud, et siis neid me saame vähendada ja nõustada, kuidas ise sellega toime tulla. Valu, uriinipidamatus võib tekkida teatud vähivormide puhul, funktsioonihäired kindlasti, et kui inimesel on tekkinud mingisugune konkreetse tegevusega probleeme, et ei tule toime hästi, et siis saame treenida nii, et me lõpuks saavutame selle mingisuguse funktsionaalsuse selles osas. Ja praegu ma näitaksingi siis mõningad harjutused, mida saab ise kodus iseseisvalt teha, sõltuvalt siis probleemist ja koduseid vahendeid kasutades. Et kõigepealt esimene harjutus ongi siis täiesti tavalised veepudelid ja need on pooleliitrised, paneme vett täis ja täiesti võimalik teha biitsepsi harjutust. Et lihtsalt pumpavad liigutused hantlitega, aga praegu kasutame näiteks veepudeleid, eks. Et täiesti saab asendada koduste vahenditega. Korduste arv võiks siis jääda umbes sinna 15 kanti, aga sõltuvalt siis võimekusest. Nii, järgmine harjutus on pudelitega surumine, surun ülesse ja rahulikult alla tagasi. Surun ja lasen alla tagasi. Surun ülesse ja alla tagasi. Need töötavad siis õlavöötmelihased ja käelihased. Väga hea koduste vahenditega teostatav, väga hea üldfüüsiline harjutus on tõusmine toolilt. Et väiksema võimekuse korral ma soovitan teha esialgu nii, et tõusen toolilt, sirutan ennast, pingutan tuharalihaseid ja istun tagasi. Ja võtan uuesti
ennast kokku, tõusen ja istun tagasi. Kui nüüd võimekus on juba natukene paranenud, siis võib seda harjutust teha selliselt, et tõusen, pingutus, puudutan kergelt tooli ja tõusen uuesti, pingutan. Puudutan uuesti kergelt tooli, et tunnen, et peab teadma kindlasti, et see on turvaline, et mul on seal tool olemas ja uuesti sirutan, eks. Siis järgmine, kui võimekus on veel paranenud, võib võtta käte abi juurde, et kasutada ka ülakeha. Et tõusen, sirutan käed ja alla tagasi. Tõusen ja alla tagasi. Variante on mitmeid, et enesetunde järgi kõike siis peaks seda reguleerima seda koormust. Väga hea treeningvahend on ka kodune trepp näiteks, et kui elada näiteks 3. korrusel, siis ikkagi püüda võimalikult palju trepist ka käia. Või esimesel või ükskõik millisel korrusel, aga trepist käimine on väga-väga hea treeningvahend. Tihtipeale unustatakse hingamised ja tekivad pinged ülakehasse, õlavöötmesse. Et väga hea harjutus selleks, et õlavöötajat lõdvestada, on see, et tõstan õlad ja lõdvestan. Tõstan uuesti ja lõdvestan. Et üks selline efektiivne õlavöötme lõdvestusharjutus. Ja lõdvestan. Et ma näitaksin praegu siin sellist head laia hingamist, et käed paneme siia roiete peale ja tunnetad, et su hingamine on nagu kuusepuu oksad, mis liiguvad laiali, et hingad nina kaudu sisse. Kuusepuu läheb laiaks ja tõmbad, hingad suu kaudu välja ja lased oma kuusepuu jälle kokku tagasi. Ja proovime uuesti. Nina kaudu sisse ja suu kaudu jälle välja. Väga hästi aitab ka ärevuse vastu. Ja siis järgmisena, kui nüüd on tekkinud näiteks rinnaoperatsiooni järgselt õlaliigese liikuvusega probleemid, siis selline kodune vahend, harjavars, rehavars, luuavars, mis iganes kodus olemas on, et seda saab kasutada ja teine käsi saab siis aidata näiteks ette kätt tõsta. Et tõstame sirged käed lae suunas ja rahulikult alla tagasi. Vastavalt siis võimekusele võib seda siis teha kas istes või siis seistes. Tõstan sirged käed ja toon alla tagasi. Kui ta alguses ei lähe kaugemale kui õlakõrgusele, see on täitsa okei. Viid nii kaugele kui saab ilma valuta ja hakkad siis järk-järgult tõstma kõrgust. Just. Nii. Siis, kui see õlg ei liigu ka külje suunas väga hästi, siis üks variant on see, et teise käega jällegi aitan külje suunas viia kätt. Et võib-olla, et jällegi võib teha istes nii kaugele kui saab. Kellel võimekus parem, võib teha seistes ja tõstan nii kaugele kui saab. Et abikäsi on siis see teine käsi, mis lükkab siin varre otsas seda kätt nii kaugele kui saab viia. Kui on tekkinud nüüd tursed, kas siis kätte või jalga, et kuidas ennast aidata, et tihtipeale inimesed ütlevad, et no kuidas ma saan, et päev otsa on käsi olnud nagu pinges, et kuidas ma ennast ise aidata saan, et mis ma teha saan. Kui käele tekib turse, väga hästi aitavad pumpavad liigutused käega. Rusikasse, sirgeks, rusikasse, sirgeks. Ja täpselt niimoodi tõstan käe veel kõrgemale, et siis see aitab lümfivoolul veel allapoole tulla. Ja aitab pärandada seda täiesti tavalist lümfivoolu, et see on üks variant. Nii, kui nüüd proovida veel kuidagi ennast aidata, on veel see, et käsi üles tõsta ja silitavad liigutused üle rinnaku teisele poole. Silitav liigutus käe pealt üle rinnaku teisele poole, kindlasti mitte kaenla alla tõmmata. Ja jällegi, et sellist kerget lümfimassaaži moodi silitamist teha. Ja viimaseks siis näitan veel, kuidas asendraviga, nii nimetatud asendraviga parandada siis või taastada siis seda lümfivoolu paremini, et vähendada turset. Et üks variant on see, et lihtsalt minna pikali ja tõsta käsi kas siis kodus diivani serva peale või
patjade peale lihtsalt mõneks ajaks ülesse ja samamoodi jälle pumpavad liigutused. Et sellega saame väga hästi koevedelikud ja lümfivedeliku väga hästi liikuma. Ja seda võiks hoida siis kuskil niimoodi, kui võimalik, pool tundi, kindlasti aitab väga hästi. Nii. Ja kui on jalaturse tekkinud, tõstan jalad jällegi kõrgemale, kas patjade peale, kui on kodus pall olemas või näiteks diivani serva peale. Ja jällegi hoian kõigepealt jalgu mõnda aega üleval, et see turse saaks väheneda ja jällegi võib teha pumpavaid liigutusi pöidadega, et säärelihased aitavad lümfivoolu parandada. Ja ongi minu poolt kõik. Aitäh! Kui vähiraviperiood on selline, kus patsiendid ja nende lähedased fokusseeruvad ravi läbitegemisele ja eesmärgiks on saada terveks, siis kui ravi on läbi tehtud, siis sageli tuleb teadvusesse uus probleem, et ma olen küll vähist tervenenud, aga ma pean edasi elama muutunud kehaga, muutunud olukorras. On see siis naistel rinnanäärme eemaldamine või kui Tiia mainis, et tema kõige raskem moment oli see, kui tuli otsus, et jalg tuleb siiski amputeerida. Et millised on need teie kogemused ja millised on need läbielamised? Tiia, sinul isiklik ja Siiril teiste patsientide ja lähedastega, et kuidas saadakse hakkama oma muutunud kehaga ja milline on see fookus? Kui tegelikult onkoloog ütleb, et kõik on ju hästi, haigusest on võitu saadud, aga ma ei ole enam see. No kui ma nüüd mõtlen sellesse aega, kui minuga kõik need asjad juhtusid, ma olin noorem, no küll oleks ma tahtnud sellist inimest, kes mulle kuidagi mingis osas kuidagi nõu annaks või et mis see nüüd minul oleks kõige parem. Sellepärast, et toona ma olin noor ja jonnakas, tegin kõiki rohkem niuki oma tahtsi ja vahest need ei olnud võib-olla ka kõige õigemad otsused. Aga ma eeldan ikkagi, et kui sul on selline patsient siis, et oleks sellel patsiendil võimalik ikkagi minna kuskile, kus ta saab seda nõu kohe endale. Alates võib-olla sellest, et kui ta juba ka operatsioonile läheb, eks ju, et näiteks kui me võtame need rinnavähi patsiendid, et tegelikult on kohe päris operatsiooni järgsed need kerged rinnaproteesid, mida sa saad kohe panna, kui sa haiglast tuled näiteks, kui see on sinu jaoks probleem, et sa ei saa ennem haiglast kuidagi ära tuldud ja et see on masenduse põhjus või et mismoodi siis nagu edasi saab, et kas ma peaksin tegema, ütleme siis, mõne rinnaoperatsiooni, et olla samaväärne, nagu ma ennem olin, aga inimesed ju ei mõista seda, et see tegelikult päris nii ei ole, et sa oled 100% seesama. Ja nüüd, kui ma mõtlen selle oma nagu jala suhtes, siis ütleme, et see siukene enesega arvestamine tuleb nagu tasapisi. Ja siis sa oskad ka lõpuks seda ise väljendada, mida sa tahad. Ennem kui sa otsid ja see ei ole nagu see õige asi, siis see inimene siiski vajab seda nõuannet. Ja ma arvan, et näiteks vähiühingud on küll üks siukene koht, kus inimene võiks ju ka ennem operatsiooni lausa tulla ja küsida, et kui tal tekivad sellised küsimused. Tähest selline kogemuse saamiseks. Pigem, ja just nimelt, et seal on ju ka teisi, mitte ainult ühe diagnoosiga inimesi, aga ütleme, et seal ükskõik missuguse paikmega ikka me leiame selle inimese võib-olla, kes võib-olla räägib, mis võiks sinuga nagu edasi toimuda ja millega võiks arvestada. Siiri, millised on sinu kogemused just sellest aspektist? Ongi nii, nagu Tiia räägib, et ravi läbimise ajal keskendub nii patsient kui tema lähedane ravi läbimisele. Et keskendutakse ellujäämisele ja patsiendid tihti ütlevad, et nad just nagu on lahingus.
ja nüüd, kui see lahing on läbi, siis alles tuleb tegelema hakata muutunud kehaga. Ja oma kogemusele tuginedes tahaksin niimoodi tagasihoidlikult väita, et kõigepealt inimesed leinavad seda keha, mis nendel oli. Et väga-väga tugev lein kaasneb muutunud kehaga, leinatakse diagnoosieelset elu, leinatakse diagnoosieelset keha ja küsimused tegelikult hakkavad päris väikestest asjadest, et inimene vajab vastuseid küsimusele, et kas ma võin oma partnerit suudelda, kui ma näiteks läbin keemiaravi, või kas ma võin kallistada. Naised, kellel on rind või rinnad eemaldatud, on tihti öelnud, et neid aitas see, kui abikaasa ütles, et ma näen sinus ikka veel seda sama naist, kes sa olid, kui me tutvusime. Et rohkem ei olegi vaja. Või kui abikaasa või kui naine ütleb mehele, et tead, et me saame sellest koos üle. Et elu muutubki kogu aeg. Aga enne seda on vajanud see naine nõu küsida, et kuidas oma meest toetada ja see mees on vajanud nõu küsida, kuidas oma abikaasat toetada või mis siis võiks olla see sõnum või lause, mida ta tahaks kuulda. Ja paraku on nii, et seksuaalsus on tähtis osa suhtest ja inimesed mõnikord ei tule toime partneri muutunud kehaga ja suhted lagunevad ka. Et ma tõesti näen seda, et inimesed vajavad väga palju üha enam, patsiendid lähevad ju teadlikumaks, oskavad väga hästi tegelikult eristada infoallikaid, vaatavad juba väga konkreetsete kodulehtede poole ja just enne Tiiaga rääkisime sel teemal, et kõik inimesed ei tule küsima abi ja ei tule küsima nõu. On ka neid, kes vajavad info kättesaamiseks vaikselt omaette uurimist. Istuvadki internetis ja nende infokanaliteks ongi siis näiteks vähiravikeskuste kodulehed või Eesti Vähiliidu koduleht. Ja ka seal ei ole kõikidele küsimustele vastuseid. Väga nõus Tiiaga. Inimesed vajavad muutunud kehapildiga toimetulekuks, muutunud seksuaaleluga toimetulekuks või üldse läheduse hoidmiseks oma suhtes. Väga palju nõu. Seda infot ju tegelikult on, aga see tundub nagu, et on nagu laiali pillutatud, eks ju. Ta tõesti peab seda juppike siit, juppike sealt vaatama. Ja kui me räägime nagu abivahenditest, no tänapäeva abivahendid teinekord lausa ajavad silmad suureks, et kuhu maani on jõutud tegelikult, et mis see nagu inimesele endale pakub, et tegelikult sa saad selle vidina veel vaata, et endale aksessuaarikski teha, on ju. Et kõik need võimalused võib-olla annavad ikkagi inimesele endale juurde ka. Kui sa suhtled, tule suhtle. Mis nõu anda sellisel juhul, kui me peame minema tõesti uue olukorraga edasi ja mina ei ole endine mina just füüsilise keha mõttes. Ja kuidas saada üle sellest häbist, sest tegelikult häbi tuntakse ju teise suunda, et kuidas mu partner või sõbrad või kes iganes nüüd minusse suhtuvad, et andke head nõu. Ma arvan, kõige esimese asjana on oluline võib-olla üldse ära tunda, et see on häbitunne. Ja häbitunne on ka täiesti loomulik ja inimlik tunne, et häbiga on kuidagi selline asi, et isegi häbist rääkimine vahel on raske. Me ei räägi sellest emotsioonist väga palju. Ja ometi häbi on üks kõige raskemaid tundeid, mida tunda, sest häbiga käivad kaasas mõtted enda kohta, mis on negatiivsed. Ma ei ole atraktiivne, ma ei kõlba kuhugi, ma olen rikutud, ma olen katki, ma olen muutunud, ma ei saa hakkama ja ka need mõtted on tegelikult nagu kõik muud mõtted, ainult mõtted. Aga mõtetel on väga suur mõju. Nii et kuidas pöörduda ka selle poole sellise uudishimuga,
ja sellise aktsepteerimisega, et see on nüüd see tunne, mida ma tunnen ja see on ka inimlik ja loomulik tunne, ma arvan just vähihaigusega olles või ka näiteks, ma kujutan ette, lähedastel hirm või ka oma emotsioonid, kuidas oma kaaslase või pereliikme muutunud kehaga toime tulla, et see on täiesti okei, et ma seda tunnen ja ma ei ole selles üksi, teised inimesed on ka seda tunnet tundnud ja häbitunnet muidugi tunneme me inimestena palju laiemalt, mitte ainult vähihaigusega seoses. Ja nii et mida rohkem tõrjuda, ükskõik millist emotsiooni, seda kauem ta meid jälitab. Nii et paradoksaalsel kombel, kui pöörduda emotsioonide poole ja nimetada neid, vahel öeldakse, et seda, mida ma sõnadesse panen, seda ma ka ohjan. Et on tehtud uuringuid sellest, et kas või kirjutades oma raskest kogemustest koos emotsioone nimetades kas või 20 minutit sellest kirjutades tegelikult aitab meil neid läbi töötada, nad iseenesest nii-öelda tervenevad või muutuvad meie sees. Ja üleüldiselt mitte ainult kehaga, vaid meil on lihtne olla endaga lugupidav, rahul ja lahke, kui kõik on hästi, aga kui kõik ei ole hästi, siis kuidas sellel hetkel jääda lugupidavaks enda suhtes, lahkeks ja sõbralikuks. See on see, mida saab, mis ei tule tihti automaatselt, aga mida saab tegelikult endale pakkuda. Et kas või alustades sellisest väikesest soovist, et jah, ma praegu tunnen häbi või hirmu või ma leinan, ma mõtlesin samamoodi leinatunde peale ja see on täiesti okei. Aga ma soovin, et ühel hetkel ma hakkaksin leidma viise, kuidas lugu pidada nüüd sellest muutunud kehast või kuidas olla oma keha suhtes sõbralik või kuidas näha, mida mu keha suudab sellest hoolimata, et midagi on võib-olla muutunud või mida ma saaksin enda kehale pakkuda, et tunda enda kehas ennast mugavamalt, et on kirjutanud ka vähipatsiendid, et kui nad näiteks kreemitavad ennast, sest on nahk kuiv mingist kohast, et siis seda võib teha niimoodi kuidagi kui sellist mehaaniliselt kui protseduurina, aga võib teha ka sellise heasoovlikkuse ja lahkusega enda keha suhtes või soojusega, et see on midagi, mida ma teen enda keha heaks. Võib pöörduda enda keha poole ka mõeldes, et kuidas ma pöörduksin näiteks oma sõbra või lapse või lemmiklooma poole, kui tal on raske. Et ma mäletan üks esimesi kordi, kui ma töötasin taastusravikliinikus, kus oli ka vähihaigeid patsiente, aga üks viis, kuidas me nagu äratasime selle, et me saame tunda heasoovlikkust ja soojust ja kaastundlikkust, oli ühe patsiendiga, oli mõeldes tema kassile. Ja see tuli iseenesest kuidagi, et muidugi ma oma kassi suhtes, kui tal on raske, ma oleksin heasoovlik ja siis lihtsalt me laiendame seda ringi ja heasoovlikkus ja kaastundlikkus on uskumatul kombel treenitavad, et on uuringuid, mis näitavad, et need piirkonnad ajus, mis on seotud lahkuse ja kaastundlikkusega, neid saab treenida ja seal saab aktiivsus kasvada 100% ja nii et väikeste sammudega võib hakata. Ja ma mõtlesin samamoodi allikate peale, et mul on siin laua peal üks raamat ja ma saan aru, see viide sellele raamatule saab kuidagi kättesaadavaks, aga on ka erinevaid harjutusi, kuidas harjutada olema oma keha suhtes lugupidav ja heasoovlik, helijuhiseid. Nii et ma julgustan need, kes tahavad nokitseda omaette, otsida neid. Kuidas sellest keha häbist üle tulla nüüd partnerlussuhetes ja intiimsuhetes, et kuidas, kas on midagi sellist nõuannet, kuidas need patsiendid, kes on vähist tervenenud, tunneksid ennast taas selliselt seksuaalselt ihaldatutena ja et see ei saaks määravaks nii tugevasti nende tulevases elus ja elukvaliteedis, mille üks osa ju seksuaalsus on. Jah, eelkõneleja jutt oli nüüd teises suunas ja ventilaator summutas suure osa sellest, ma loodan, et ma ka korduma ei hakka. Küll aga siis tõsi on ju see, et ega inimene ei ole iialgi endaga rahul.
ehk siis algab puberteedi ajal juba see asi pihta, kus peegli ees punne pigistatakse, nina on liiga suur, suu on viltu, rinnad liiga väikesed, till ka liiga väike, nõnda edasi. Statistika näitab, et 80+ meestest soovib, et neil oleks suguliiges suurem, kui ta tegelikult on, sõltumata tegelikult tema reaalmõõtudest. Ehk siis inimene ongi seda rahulolematust täis. Ja kui on sellised probleemid siiski olnud, et on mingisugused olulised muutused, kas haiguse enda või siis kirurgilise sekkumise tõttu tekkinud, tõepoolest, et paljuseid asju annab tänapäeval natukene kompenseerida, aga samas, kui hakata mõtlema, et milline siis paljudel juhtudel see seksuaalelu on, ta on niisugune üsna stereotüüpne ja vaesepoolne paljudel. Ehk siis, et siin on hästi palju mänguruumi, et leida mingisuguseid selliseid asju, mida sa ei ole enne avastanud, mida sinu partner ei ole avastanud. Ja kui natukene nagu saadaks seda kõike ka see teadmine, et tavaliselt on nii, et seda inimest ennast häirib see väike vajakajäämine tunduvalt enam kui partnerit. Siis on nagu kergem seda positiivset programmi võtta ja kui natukene nõu kantakse, et kuidas olla, mida teha, siis lähevad asjad paremini. Ja miks ei, kui on võimalik, siis taastava kirurgia ja plastilise kirurgia võimalusi ka appi võtta, aga see ei ole sugugi niisugune obligatoorne alati. Kus seda nõu praegu saab, seksoloogi nõu ja abi? Kus teda saab, kui me räägime paarist, siis on natukene raskem selles mõttes, et neid inimesi, kes võib-olla tegelevad mõlema soo seksuaalnõustamisega, on suhteliselt vähem. Aga mehed saavad pöörduda androloogi poole samamoodi, siis naised naistearsti poole, aga kõik androloogid ja naistearstid ei ole sugugi mitte nüüd täispädevuses, et nende probleemide puhul siis nõu anda. Eks tuleb natukene otsida, aga neid inimesi on ikka. Lisaks minule ka mõni. Kindlasti on üks teema, mis ma võin öelda, et praktiliselt kõikidel meie vastuvõttudel jutuks tuleb, see on toitumine. Ja usun, et ka teabetubadesse ja kogemusnõustajate juurde sellega pöördutakse, et mida siis tegelikult süüa võib ja mida pigem mitte. Hästi palju on erinevat informatsiooni interneti avaruses. Et me palusime teha lühikese ülevaate sellistest baasreeglitest regionaalhaigla toitumisravi arstil, heal kolleegil doktor Anna-Liis Lepal. See on nüüd tõesti eriliselt värviline ja ilus laud, mis siia kaetud on. Aga kui me nüüd oleme juba jõudnud vähidiagnoosini, kuidas ja mismoodi see toidulaud siis peab välja nägema? Kui kasvaja on diagnoositud, et siis sõltub sellest, et mis on raviplaan ja kus see kasvaja paikneb. Et kui kasvaja on seedetraktis näiteks, siis 80% nendest patsientidest on alatoitumuse riskis. Kui kasvaja on näiteks endokriinorganites või näärmetes, näiteks rinnanäärmes, siis pigem me räägime sellest, et me peame hoidma seda menüüd niimoodi, et patsient ei võtaks juurde. Ehk et siis see sõltub palju sellest, et mis tüüpi kasvaja on, aga teiselt poolt ka sellest, et mis raviplaanis on. Nii et teinekord on nii, et me teame juba ette, et inimene ei saagi üldse suu kaudu selle ravi jooksul süüa ja me peame hoopis andma talle toitaineid kuidagi teistmoodi. Nii et see soovitus sõltub sellest, mis on kasvaja diagnoos. Võtame näiteks rinnavähiga patsiendi. Et mida sa soovitad tal süüa siit sellest rikkalikust toidulauast? Üks hästi hea lihtne reegel on see, et sul peaks olema 5 värvi.
vot konkreetselt näiteks toitainena D-vitamiin. Me peame saama ka asendamatuid selliseid makrotoitaineid, millest saab energiat, et oomega-3 on näiteks selline rasvhappe ja seda on kõige rohkem kalas. Nüüd ega siis niimoodi ka ei saa, et mul nüüd kasvaja diagnoositi ja ma hakkangi nüüd, hakkan sööma nagu mehed saavad ütelda, et kas ma pean hakkama nüüd sööma nagu lehm või silo sööma siis, eks ole. Et ei pea, et sellest saab nagu teha väga head rooga. Hea on kasutada neid kodumaiseid köögivilju ja teha sellest selline hea püreesupp näiteks. Et see püreesupp ei pea olema selline tavaline kõrvitsapüree, kuigi just selline värviline toit teinekord stimuleerib ja ergutab ja paneb rohkem sööma, aga sinna võib panna sisse veel toorjuustu, et teha teda tõhusamaks ja just neid tšillipipart, mis meestele meeldib nagu rohkem, ingverit ja kõik need samad küüslauud asjad kokku panna ja te saate samasuguse, ütleme, tooraine puhul hoopis teistsuguse roa. Tomat on väga hea, tomatis on lükopeeni ja tomat on üldse värske ja mõnus, aga tomat tegelikult kuumutatud vormis ja jällegi, et panna toidu sisse, siis sealt saab veel neid kasulikke aineid isegi paremini kätte. Nii et eesnäärmevähi uuringud jällegi näitavad seda, et lükopeeni, tomatirikkaid, tomatipastarikkad toidulauad on nagu paremate ravitulemustega isegi, et seda me küll soovitame, et võtke omale siis pastaroog parem selle tomatipastaga. Tuleb lihtsalt balansseerida ja ma vaatan, sul on puljongid ja juustud ja praegu me tegelikult joome teed ka ja teega seonduvalt on tekkinud küsimusi, et kas näiteks erinevad ravimteed, kas need üldse on kasulikud patsiendile? Vedelik on see, mis aitab nagu seda vereringet hoida, aitab neid neere kaitsta ja jällegi, et mitmed uuringud on näidanud, et need, kes joovad üle 3 tassi rohelist teed päeva jooksul, et nendel on jällegi ravitulemused paremad mitmete kasvajad. Kas sa soovitad pigem siis seda rohelist teed? Meil on siin pakutud kasepässik ja 9-vägine näiteks, sellised teed. Ma ei saa teile ütelda, et millist rohelist teed tuleb täpselt osta, sellepärast ma paningi ta siia purgi sisse ja et loomulikult kvaliteetne roheline tee, aga uuringute järgi jällegi pole öeldud, et võt see või teine firma, eks. Kuidas suhtuda vitamiinidesse ja toidulisanditesse? Vitamiinid ongi meil siin laua peal. Need on nüüd need, mis on ehedad vitamiinid, aga millisel juhul peaks purgist juurde võtma? Peaks purgist juurde võtma kindlasti sellisel juhul, kui on defitsiit. Ehk et kui defitsiit on kindlaks tehtud, siis see vajab samamoodi ravi nagu kasvaja. Et number 1, mida kõik vajavad juurde, ongi D-vitamiin. Et meil ei ole isegi vaja seda määrata Eestis, et me teame, et kõikidel alla 3-aastastel lastel või siis alla 4-aastastel 3-aastastel ka ja üle 65-aastastel vanustel on soovituslik võtta lisaks D-vitamiini, sest meie päikesevalguses sellest ei piisa, et toiduga saada piisavalt. Siit ma just lähekski edasi järgmise küsimusega, et kuidas seda maitsemeelt hoida ja suuhaavandeid vältida, see on ka paljude teema. Et kui juba suuhaavandid on tekkinud, siis on muidugi omad soovitused, sest väga sellised happelised ja teravad asjad siis vastupidi ärritavad seda limaskesta. Et siis ikkagi tuleb konsulteerida juba kas oma arstiga või siis meil on väga head spetsialiseerunud õed, nii kiiritusravis, keemiaravis kui ka siis toitmisravi õed, kes oskavad nõustada neid patsiente. Siis ongi sellised mahedad toidud ja võib-olla vastupidised soovitused hoopis tervislikule toidule, et ongi see püramiid teistpidi, et tulebki süüa siis seda saia ja rasvasemat ja nii edasi, et saaks lihtsalt kalorid ja kõik toitained ikkagi kätte. Ühesõnaga koostöö oma arstiga ja tuleb kuulata ja tuleb rääkida oma muredest. Paljude probleemiks on nüüd siis vastavalt kas kaalutõus või kaalulangus ja paljud ravimid ju ka mõjutavad seda. Mida siin soovitada? Jah, et jällegi nii mõnegi ravimiga me ei saa ära hoida kaalutõusu. Et eriti kui me räägime hormoonaktiivsetest kasvajatest ja ka operatsiooni järgselt, teinekord kas eesnäärme või munandivähi järgselt või siis ka hormoonravide järgselt, eks ju, et kaalutõus on paratamatus. Küll aga oma keha koostist me saame hoida sellega, et me tõepoolest teemegi need tervisliku toitumise soovitused, ehk et me ei patusta või me ei söö liiga palju neid ülemises tipus olevaid maiustusi, ütleme kiirelt imenduvat
suhkruid, vaid selle asemel siis tarvitame just valgu ja rasva, selliseid heade rasvade allikate rikkaid toitusid ja ütleme, et et ongi, et minu sihuke soovitus on, et igasuguseid maiustusi ja asju peab endale lubama ka, aga tee need õiged valikud, et võta need marjad, võta need pähklid, mandlid on ju, et saaks nagu kõik need rikasta seemnetega oma toitu, tume šokolaad on ju, et sellised nagu kõik need tervisliku toitumise soovitused. Patsiendid kardavad mett, et kas on levinud kuskil mingid müüdid, kas mett tohib tarbida üldse vähiravi ajal? Mesi on lubatud küll kasvaja ajal tarbida, küll aga seda ei soovitata tarbida palju. Miks? Sellepärast, et ta sisaldab väga palju selliseid aktivaatoreid ja ta on ju mõeldud mesilaste nii-öelda kasvatamiseks, eks ju tegelikult ja kõik, mis nagu soodustab kasvu, teoreetiliselt võib ka siis seda kasvajat panna kasvama ja sellepärast ongi, et kui me niisuguse nii-öelda kasvuaktivaatoreid palju tarvitame, et siis tõesti teoreetiline võimalus, et me sellega soodustame ka kasvaja kasvu, on olemas. Meie tänase vestlusringi kokkuvõtteks ja lõppkokkuvõtteks ma paluksin igalt ühelt teilt 2-3 lauset, mida te tahaksite öelda veel meie vaatajatele ja kuulajatele. Hakkame sealt otsast peale. Et mis sa siin ikka oskad öelda 3 lausega. Aga jah, et tõsi ta on, et inimene on seksuaalne olend ja neid meie hulgas, kes nagu ei ole, seda on siiski suhteliselt vähe ja ei eristu siis ka see inimeste rühm, kellest meil täna juttu oli, keskmisest kodanikust ja rahulduspakkuv seksuaalelu tagab kiire paranemise nii mõnelgi juhul, hea elukvaliteedi ja tarvis ainult asjaga tegeleda. Küllap abi ikka saab. Aitäh. Siiri. Mul on väga hea meel, et ma sain täna siin olla ja mõtteid vahetada. Aitäh selle võimaluse eest. Ja ma olen rõõmus, et me kogu patsiendi käsitlusega ja tema terviseprobleemidele erinevate lahenduste pakkumisega liigume ikkagi sinna suunda, et me vaatame inimest kui tervikut, et me enam ei tegele sümptomaatikaga või diagnoosiga, vaid me vaatame ikkagi, milline on tema toimetulek vaimse tervisega, seksuaaltervisega, majanduslik toimetulek on millised on lähisuhted. Et ma näen oma töös seda kogu aeg, kuidas patsiendid ja lähedased tunnevad ennast üha enam toetatuna. Ja see teeb ainult rõõmu. Aitäh. Anni. No ma jätkan siis võib-olla seda enda üleüldist soovitust, et raskel hetkel kuidas jääda iseendaga sõbralikuks, toetavaks ja julgustavaks ja kuidas raskel hetkel selle asemel, et mõelda, mul ei tohi olla raske või küll see on, äkki seda on liiga palju, öelda, et on nagu on, et see on, küllap see on loomulik inimlik kogemus. Ma ei ole selles üksi, küllap teisedki. Kas need, kes on kokku puutunud vähihaigusega või muul põhjusel, tunnevad emotsioone nagu häbi, lein, kurbus, hirm, üksindus, väsimus, jõuetus, ärevus ja mida ma saaksin teha, et ennast toetada. Ükskõik, mis see on see info otsimine, on see oma lähedase poole pöördumine, sõbraga rääkimine, viha väljendamine, üks emotsioon ka, mida võib julgelt väljendada, on viha. On palju viise, kuidas viha tunnet lubada endal tunda, mis ei ole destruktiivsed. Et kuidas ma saan enda jaoks olemas olla raskel hetkel ja meie toimetuleku võimed, ka emotsionaalsed, on väga erinevad.
ja julgus ka öelda, et sellest mulle ei piisa, et ma lihtsalt otsin infot või rakendan neid väikseid nõuandeid, mis siin täna olid, vaid ma võin pöörduda ja küsida abi. Aitäh. Kadri. Ohoo, onkoloogina mul on meeletult hea meel näha seda, kuhu me oleme oma vähiravis liikumas. Et me liigume sellest nii-öelda sellisest diagnoosipõhisest ja raviprotseduuripõhisest käsitlusest tegelikult selleks, et üks inimene on tervik, tal on mured, tal on muud probleemid, mis tulevad selle haigusega kaasa, tal on lähedased, kes vajavad täpselt samamoodi abi. Mul on meeletult hea meel, et meil on selliseid aktiivseid tugirühmasid, kes toetavad, et arstina ei suuda mina kõiki patsiente ühtemoodi toetada, sest ma ei samastu. Need kogemusnõustamised, need tugigrupid, see kõik annab meeletult turvatunnet sellele patsiendile. Ja tänu sellele saame ka meie pakkuda tegelikult paremat ravi. Täpselt. Jah, aitäh. Ja mina tahan ikka julgustada, et tulge, vähiühingud on igal pool Eestis, et ei ole ainult ei Tallinnas ega Tartus, on väiksemates linnades samamoodi. Ja seal on inimesed, kes on teiega väga sarnased, neil on olnud üsna sarnased mured, nad on saanud endale mingisugused ideed ja omad teadmised ja nad kindlasti julgustavad siis teid ka, kui te sinna tulete. Et vähiühingud on sellised, kus te saate oma sotsiaalse sellisese ringi tagasi. Julgustan tõesti. Aitäh. Ja suur ja südamest tänu minu poolt kõikidele teile, kes te täna tulite, jagasite oma kogemusi, jagasite oma head nõu. Ärge jääge oma murega üksi, küsige abi, küsige infot oma ravimeeskonnalt. Hoolige endast ja oma lähedastest. Osalege screening-programmides, sest et varakult üles leitud vähiravi on tõhusam kui siis, kui see haigus on läinud kaugele. Varakult ravitud vähk, sellest on võimalik terveks saada. Toetage ja julgustage ka oma lähedasi ja sõpru tulema screeningutesse, tulema kontrolli. Aitäh teile, kes te olite vaatamas ja kuulamas. Regionaalhaigla on oma patsientide jaoks olemas. Küsige abi, küsige nõu. Ilusat päeva jätku kõikidele.